aastagi. Mul on juba homseks massaaž kinni pandud, nii et... see viimane proua ka sealt ligemale jõuab, siis räägin teile natuke sellest käimise tehnikast. Et vaadake, kui ma selle räätsa üles tõstan, siis rääts teeb minu eest töö ära. Saba vajub alla ja nina tõuseb üles, et ma ei takerduks mätastesse. Nii et põhimõtteliselt sa ise ei pea mitte midagi tegema ja neid jalgu ei pea väga kõrgele tõstma niimoodi, et ei pea käima nagu toonekurg, vaid et kui sa lohistad seda kanda niimoodi mõnusalt taga, siis ei juhtu sinuga midagi, ei takerdu. Ainuke asi, mida selle räätsaga teha, ei saa tagurida, on sellega puhtaselt viimast. Need, kes hakkavad tagasi astuma või tagurdama, need lendavad alati selili maha. Nii et igas grupis on see juhtunud, vaatame, kas siin ka juhtub. Selline nägi välja võib-olla kunagi ka tundraalana terve Eesti peale jääaega ja kõik need Eesti ravad ongi põhimõtteliselt tekkinud vanadesse jääjärvede või jõgede kussidesse. Seesama täpselt samamoodi. Siin ei ole kahjuks väga mitmepalgeline see raba. Siin ei ole laugastikke, ei ole paksu turbakihti, on ainult kuskil 1,3 meetrit see turbakiht. On rohkem puisraba, aga on olemas saared ja saarte peal on väga huvitavad metsloomajäljed. Kõigepealt alustame ja iga kord ma olen ikkagi näinud siin metsiseid. Kui me oleme tublid ja leiame üles. Ta on lihtsalt ära külmanud. Soomlastel pidid parema Tundras on vanad saamid, korjasid seda ja säilitasid talveks rohkem kui jõhvikat. Vaatepilt on, kuidas see härmatis on nagu suhkruring ümber tekkinud nagu nendele taimidele. Siin ei käia nii palju marjuda, nii palju jälg. Madalaks seal enam pinnavett käes ei ole. Et seal on kõik see, mis tuleb üleval. Mändidel ma olen veel tähele pannud, mändidel on see, et siis on kodeeritud informatsioon, et oma juur tuleb hästi sügavale ajada, kinnitada ennast maa küll kõvasti, siis ta kasvab hästi mittetoidenete rikastes kohtades, et kõrutab oma pea juurega kohe sinna põhjaveeni välja. Kuusk kasvab maapinna peal, võtab nagu toitu maa pealt. Ja täpselt samamoodi siin mänd. Noh, tuleb see seeme siia, siin ta on suhteliselt, ei ole pirtsakast puu, hakkab kasvama, kasvatab oma pea juurt, kasvatab, no ei tule seda põhjavett, ei tule seda põhjavett. Ja siis keerab oma otsad üles tagasi, et tuli meelde, et siin pealpool on toitu rohkem. Nii et kui nüüd vaadata neid turbakaevandustes välja koogitud juurikate mägesid, siis nad on kõik omakujulised. Niimoodi, et täpselt keeravad otsa üles ja tulevad uuesti siia peale. Paras aeg selle tiinuse käivitamiseks, et selleks ajaks, kui pojad sünniksid, oleksid soojad ilmad. Noh, meie ju ütleme, et mõnikord on
kevad ja 2 nädalat varem, mõnikord on kuuega hiljem, kuidas on, onju. Aga tema teab. Aga kui nad lähevad kolmekesi, siis on niimoodi, et nad alustavad kolmekesi, nende elujõudlus on suurem, aga kui nad kolmekesi seda teekonda alustavad, siis nad teavad, et ellu jääb ainult üks. Sellepärast, et niimoodi on, et ainult üks ema on pesas. Ainult üks ema muneb. Teised ta sööb ära. Lihtsalt. Imeb nendest proteiini välja, sööb ära, kuna konkurendid ja hakkab siis, need aitasid tal lihtsalt pesa nii elujõuliseks muneda, et töölisid ka kiiremini ellu ärkaks. Anna teid on. Oota, ma teen ühe korra veel iga. Munema. Ja siis on, pärast ma näitan teile seda söögilauas ühte kõige kaunimat kooreüraskite kunsti, mida ma olen nagu kohanud. Et see oli lihtsalt ilusalt piltlikult näidatud, kuidas pojad kodust väljuvad. Inimesel ei ole see üldse näha. Mõnil on 30-aastane poeg veel kodus, eks ole, nii edasi. Aga kooreüraskil on ilusasti näha, on pesakäik ja siis on need väljumisavad, kõik ühtlased väljumisavad, kus siis järgmised tõugud väljuvad. Ja vene lastel on väga lahe hüüdnimi nendele kooreüraskitele, Pissatjel. Et ta jätab nagu endast kirja maha ilusasti. Ja siis tuleb räht. Kui ta näeb, et seal on nagu see midagi toimub, siis ta sööb ära need tõugud sealt alt kõik, nii et. Ja öeldakse, et kooreürask ei ole rumal. Öeldakse, et lohakas on see metsaomanik, kes jätab omal nagu tuulemurru välja koristamata. Alati läheb kooreürask selle peale, kus on labad läinud. Et tuulemurruga lahk on ära murdunud, puu hakkab surema, kooreüraskil on väga hea sinna minna, sest vaiku ei vaju enam pesa täis. Ja kui tal siis jääb toidubaas väikseks, siis ta läheb terve puu peale. Et on näha, kuidas terve puu peale, siis ta üritab teha selle augu, kuskilt vaikselt nihvetab selle augu sisse ja puu hakkab surema. Eesmärk ei ole mõistlik. Ei ole.